Tere õhtust kõigile ja tere tulemast tagasi Parabellumisse. Siin on Ivan Barbato. Ja täna õhtul tegeleme, nii, tehisintellekti kaalu, mõju ja mõjuga. Nii Ukraina sõja puhul kui ka loomulikult praegu Lähis-Idas toimuva sõja puhul. Iisraeli, Ameerika Ühendriikide ja Iraani vahel. Selgitame ka juba juhtunud asju, sest mis praegu toimub, pole uus, vaid viimastel aastatel juba juhtunud. Kuid kindlasti räägime sellest tehnilisemalt, samuti toome ka näiteid. Mõnda asja oleme juba näinud, oleme neid aimanud. Mina, ilma et see oleks tehisintellekti aspekt, olin mõningaid asju juba ette näinud. Kui mäletate seda kaanepilti, mille tegin Ukrainast operatsiooni ajal. Ämbliku võrk, no. Pane tähele, et nad avaldasid fotosid, kus luurejuht istus laua taga ja laual olid lennukite siluettidega pildid. Kui ma ukrainastega ühendust võtsin, kinnitasid nad, et harjutati ühes angaaris. Ütleme nii, et nad õpetasid tehisintellekti spetsiaalselt ära tundma nende lennukite siluette. Ja veelgi täpsemalt tiiva osa, kus asus kütusepaak. Vähe plahvatuspotentsiaali kandes, See ei hävitanud kogu pommitajat, aga kui tabasid tiiba kütusepaagiga, tegid paak ja bensiin ülejäänu. Need on mõned asjad, mida on juba rakendatud. Palun, Ivan, alustame. Aitäh, Mirko, kutse eest. Rõõm olla siin sinuga ja kuulajatega. See, mida ütlesid, on tõsi. Tegelikult ei ole silmapiiril midagi uut, välja arvatud kiirendi, milleks on tehisintellekti saabumine. Seega need, kes töötavad või on töötanud sõjaväe valdkonnas, näevad mitte ainult kokkusattumusi, vaid ka mitmeid edusamme ja ülesandeid, mis on lihtsalt kiirendanud seda, mida sõjaväelased juba mõnda aega tegid. Selgitame üksikasjalikumalt ja tehnilisemalt, mis juhtus ja toimub. Kui me hakkasime rääkima ideest teha mõni osa tehisintellektist, oli meil veidi teistsugune kava. Loomulikult pidime selle osa ettepoole tooma, mis tõenäoliselt ei jää ainsaks tehisintellekti rakendamisest sõjanduses, aga just rakendamisest. Sündmuste kiire areng on viinud selleni, et me püüame ehk veidi selgust tuua kõiges selles, mida räägitakse, on räägitud ja mida praegu sõjanduses rakendatakse. Nagu ma vist juba esimeses osas mainisin, kui ei eksi, tehisintellekt on täielikult kontekstist sõltuv, seega tuleb kõik panna oma konteksti, eriti kui räägime tehisintellektist. Aga üldiselt kogu geopoliitilisel tasandil toimuva kommunikatsiooniga riikide ja armeede poolt on loomulikult propaganda, väga tihti on üks ja sama uudis, nii tõene kui vale. See sõltub kontekstist, kuhu selle asetame. Meie. Täna õhtul teeme korraks plaani, mida teha. Alustame vestlust ja loodame selle lõpetada, kui võimalik. Kui me ei peaks hakkama saama, siis oleme muidugi siin, et jätkata. Me alustame, Mirko, kas sul pole midagi selle vastu? Näita esimest fotot, see on see, kus on moodi ja muud, sest me võtame selle korraks ette, aga alustame väga laialt, ühe eeldusega, väga laialt. Inimesed tahavad teada, mis on antropogeensus ja nii edasi, täpselt. Täpselt, me selgitame natuke seda teatrit, mis viimase 2-3 nädala jooksul toimunud on. See on ainult üks osa, see on ühe fotovaade. Ainult see foto ausalt öeldes võiks olla terve lõputöö teema, ainult see foto. Umbes 2 nädalat tagasi toimus Indias AI tippkohtumine. Ja selle tippkohtumise lõpus tuli Moodil geniaalne idee koguda kokku kõik esinejad, kõik peaesinejad. Muide, alustame nagu alati meie harjumuse kohaselt, püüame mainida ka mõningaid anekdoote, mis juhtusid kulisside taga. Võib-olla on asjatundjad neist kuulnud, kuid kogu üldsus ei ole sellest teadlik. Näiteks väga paljud ei tea, et tippkohtumise ajal tehti üks otsus. Bill Gates eemaldati pärast Epsteiniga seotud küsimusi. Ta oli peaesineja, kuid tal keelati esineda ja paluti lahkuda.
nii et sellel laval oli kogu tehisintellekti koorekiht. Kui märkate, moodi geniaalne käik oli laval inimkett moodustada. Kui märgata, siis Amodei ja Sam Altman ei suru kätt, nad on ammu üksteist vihanud. Amodei oli üks OpenAI tehnoloogia juhtidest. Kui ta siis koos oma õega, kes on praegu Anthropicu president ja veel 4 inimesega lahkusid ning asutasid Anthropicu. Nad on ammu üksteist vihanud ja vihkavad endiselt, kui tippkohtumisel peavad nad tõsist sõda. Dario Amodei oli kogu selle tsirkuse absoluutne täht ja teda toetasid kõik alates modist kuni kõigi osalejateni. Sest tema ja Anthropic peavad oma lipukirjaks just turvalisust. Sam Altman rõhutas oma kõnes palju turvalisust, kuigi teda see tegelikult ei huvita. Miks ta seda tegi? Sest maagilisel kombel on India lihtsalt OpenAI jaoks teine turg. Esimene on Ameerika Ühendriigid, teine on India. Ja kogu tippkohtumine põhines sellel, et olgem üksteise vastu head, arendame midagi turvalist ja kasulikku inimkonnale. Huvitaval kombel juhtus pärast tagasitulekut, nii et see toimus umbes 15, 17, 18 päeva tagasi Indias. Tagasitulekul kutsus Exet välisminister Dario Amodei enda juurde. Varem oli see kaitseministeerium, nüüd on see sõjaministeerium. Miks? Sest sa peab meile andma rea selgitusi, need selgitused olid enam-vähem vajalikud ja soovitud. Tsiteerisin just Mirkot enne otseülekannet lauset, mida tihti kasutan, kogu see tsirkus tundub tuttav. See meenutab mulle sarja Suur paugu teooria, kus nohikute kamp muutub tõrjututest tõelisteks inimesteks. Säravad, leiavad ilusaid tüdrukuid, abielluvad, saavutavad edu. Just tehisintellekti maailm koosnebki peamiselt sellistest inimestest. Näiteks Anthropicu puhul 2-3 aasta jooksul liikusime väikese grupi inimeste juurest, kes olid laborites suletud, ettevõtteni, mille aastakäive on umbes $14 miljardit. Ja mis tõesti omab suurt kaalu nii geopoliitilises, tööstuslikus kui ka sõjalises valdkonnas. Lõpuks Exet helistas Amodeile, et teda kohale kutsuda. Miks? Sest Anthropic oli juulis 2025 sõlminud lepingu, mis polnud majanduslikult määrav. See oli leping väärtusega kuni $200 miljonit ettevõttele, mille aastakäive oli 14 miljardit. See pole ilmselt palju, eriti võrreldes Pentagoni eelarvetega. See oli OTA tüüpi leping, nüüd selgitan, mis on OTA leping. See oli leping tipptasemel piiritehnoloogia mudelite arendamiseks, mida saab kasutada ka sõjaliselt. Ja see oli leping, mis anti SIDAOle, sõjaministeeriumi osakonnale, mis tegeleb digiküsimuste ja tehisintellektiga. Kordan leping maksimaalse väärtusega kuni 200 miljonit ehk siis sisuliselt vajadusel kasutatav, aga selliseid on mitmeid, näiteks ka OpenAI puhul. Pentagon on aastaid selliseid lepinguid sõlminud ja see pole esimene kord, kui nad puutuvad kokku eetiliste küsimustega. Esimene ettevõte, kes sellise lepingu sai, oli Google, kuid ta loobus sellest. Sest lihtsalt töötajad ajal, mil ühiskond oli veel üsna woke, koostasid lihtsalt ühe dokumendi. Töötajad allkirjastasid, kuid ei ilmunud tööle, mistõttu Google pidi lepingust loobuma. See polnud esimene kord, kui Pentagon sellise olukorraga kokku puutus, mainisin ka Big Bang Theory küsimust. See on sellepärast, et selle koosoleku käigus lekkinud küsimused ja vastused tunduvad tõesti nagu laste mäng. Sõjaväelased ja Exitid avaldasid Amodeile tugevat survet. Üks lause, mis Exiti vihastas oli, aga kui vaenlane saadab puumalõhke peasid, mida me peaksime tegema? Amodei vastas, helistage ja vaatame, mida saame teha. Nii et kokkuvõttes seal keset seda segadust, et kuulata neid ja vaadata, mida nad peavad tegema. Exit ei ole nendel teemadel eriti tark ega ettevalmistatud vestluspartner.
küsimus oli rumal ja vastus veel rumalam. Väga tubli, just nii nagu hiljem ütlesite. Nii et selle tulemus järgime loogilist järjekorda. See kõik oli üks karistus. Sama mudeli järgi valmistati ette ka Zelenski ovaalkabinetis. Hetkega oli tema ümber üks kamp. Tuletame meelde turvalisuse teemat, meie teeme asju, lepime Indiaga kokku, suured arengud India ja Saudi Araabia vahel tehisintellekti vallas. Ühesõnaga, nad tegid päris palju asju omal käel, ilma luba küsimata ja loomulikult ajasid nad sellega vihale ka otsesed konkurendid Ameerika Ühendriikides. Lõpuks ähvardati, võtame teilt lepingu ära. Me võime teid isegi ohtlike tarnijate nimekirja panna. See tähendab, et Huawei on tarnija, keda peetakse ohtlikuks. Lihtsalt selleks, et teid natuke hirmutada Anthropic, eks ole, loomulikult. Sam Altman üritab, ma sekkun ise, võtan ise selle lepingu ja meie võime selle võtta, sest meil on nii tugevad kaitsemeetmed, et meil pole mingit hirmu. Unustasin mainida, mis on Pentagoni OTA lepingud on Other Transaction Agreement lepingud. Põhimõtteliselt on see otsetee, et ei peaks läbima kogu hulka kinnitusi. Ettevõttele antakse time and materials leping maksimaalse piiriga, mida vajadusel pikendatakse. Peaaegu kõigil sellistel ettevõtetel on see olemas. OpenAI ütleb, mina võtan selle, sest minu kaitsemeetmed tagavad turvalisuse, sest erinevalt sellest, mida Amudei ütleb, kes ei taha osaleda projektides, kus tehakse massjälgimist. Või kui tehisintellekti kasutatakse, et masinad tapaksid iseseisvalt inimesi. Meil on nagu suletud mudel ja me ei karda, me teeme seda ise. Nii, ChatGPT rakenduse desinstallimiste protsent oli umbes 9%, kuni reedel ja laupäeval tõusis 895%-ni. Nii et kohe Sam Altman ostub sammud tagasi ja ütleb ei, aga ka meie tahaksime teatud klausleid ja muud taolist. See kõik on sisuliselt üks teater. Teater, kus on taaskord nii tõde kui vale, kõik ühes ja samas klastris. Sest need, kes tegelikult juhivad ja asju päriselt teevad, on ettevõtte nimega Palantir. See on ettevõte, mis haldab närvisüsteemi, mida sõjavägi kasutab luurevaldkonnas koos tehisintellekti abiga ja toetusel. Tõenäoliselt oled teinud osa, mis oli Ice Baby või midagi sellist. See on tarkvara, mis juhib ICE kasutamist. Väga tubli kogu see tarkvara, mis oli ICE telefonides. Ja vaata imet, nad olid jälle teinud OTA. Seega tehingulepingud, kutsudes sisse alltöövõtjaid, nii et ei mindud ametlikku teed pidi. Kõigil oli telefon, mis tegi näotuvastust, aga näotuvastus on keeruline asi, kui sa seda tahad tõesti täpne, tõesti tõhus. Aga see on asi, mida hiinlased on juba ammu teinud väga kiiresti. See kaamera, mis meil kõigil telefoni ees on, teeb näotuvastust, eks, aga kuidas ta seda teeb? See saadab välja 128 infrapunakiirt ja mõõdab geomeetriliselt. Silmade vahemaa jem on kasulikud, kui sul pole kaksikvenda. Aga see on ikkagi nagu sõrmejälg, võid ka vuntsid panna. Täpselt. See ei muutu, nemad kontrollivad eriti just seda osa siin nina. See on kuulus kauguste kolmnurk. Algoritmis tähtsustatakse kaugusi, näiteks pupillide liikumist, silmade suunda näos ja muud sarnast. Oleme ilma kõrvale kalleteta. Palantir juhib siis närvisüsteemi. Palantir on ettevõte, mille asutas Peter Thiel, üks PayPali mafiast investor sündinud. Frankfurdis, kui ma ei eksi, kuid loomulikult on ta juba aastaid ameeriklane ja on alati investeeringutega tegelenud. Ta on Facebooki varajane äringel. Täpselt teine kaasasutaja. See ongi see, mis võimaldab meil nüüd luua seose Iraani, Iisraeli ja Ameerika Ühendriikide vahelises sõjas. See on härra nimega Alex Karp Juut, samuti Saksa päritolu. Ta on tõeliselt lõbus mees. Ryanairi tegevjuht siin tema kõrval
on tõesti väga lõbus, üks neist inimestest, kes suudab ärritada. Olen tema konverentsidel käinud, ta pole eriti sõbralik. Tema kohta liigub miljoneid meeme. Mäletan konverentsil talle esitatud küsimust, kuidas te moraalselt suhtute oma tehisintellekti kasutamisse? Ta ütles, mind ei huvita, tapame pahad ära. Täpselt, täiesti õige. Muide, need meemid, mis internetis tema võimetusest toolil istuda ringlevad, on täiesti pöörased. Siin pole küsimus tegelase sümpaatsuses, vaid ta on väga oluline tegelane. Miks? Sest tehnilises mõttes nagu Big Bang Theoriski on ta suur geenius, kuid tal puudub täielikult võime teiste inimestega suhelda. Väga tubli, aitäh abistamise eest. Neil on asjad üsna sarnased. Meil on Elon Musk, kas olete teda näinud? Ta vahel kogeleb ja vastab aeglaselt. Lisaks töötab ta ajuga muudel põhjustel. Ta mõtleb korraga 100 asja peale. Samal ajal on meil Mark Zuckerberg, kes on nagu reptiil. Kas olete näinud teda, kui ta vastab Ameerika senati päringutele? Mõni aasta tagasi tehti nalja, kui ta sinna läks, sest ta meenutas robotit, kes esimest korda inimestega suhted. Nad on sotsiaalselt kohmakad, nagu inglased ütleksid, veidrad. Palantiiri uus tüüp on eriti eriline. Kui keegi teda vaatab, on kohe näha, et on täielik küünik. Ja seetõttu tal puuduvad moraalsed pidurid oma tehnoloogia rakendamisel. Ei, muide, sellest vaatenurgast. Äriliselt on see hea, kuid veidi vähem kui mujal maailmas. Ka Peeter Thiel, vaadates tema praegust fotot ja teades, et ta tuli Saksamaalt, oleks 1940 aastal su kohe ära teinud. Näitame teile huvitavaid tehnilisi asju, tarkvara ja seda, kuidas näotuvastus töötab. Näitame teile, kuidas droonid tunnevad ära Versalle ja näitame teile, kuidas tehisintellekt droone juhib. Oleme ette valmistanud mõned Ivani tehtud näidised. Kui näete MiG-29, mis tuvastatakse kui Abrams, on see meie pandud. Et mitte mingil juhul midagi anda. Vihjeid ega turvalisusega seotud küsimusi, siis me selgitame. Me selgitame enne, kui video käima paneme. Sa mainisid väga olulist asja, seda inimeste kohta, kellel on raskusi teiste inimestega suhtlemisel. Inimesed, kes hiljuti töötasid laboris ja kirjutasid algoritme ja nüüd on neist saanud uued võimsad uus suurte töösturite kvass. Varem ehitasid nad asju ja nüüd teevad nad 2 asja. Nad kandsid Texaseid ja tosse, sõitsid rattaga tööle ning juhivad nüüd maailma muutvaid ettevõtteid. Ja siin jälle teatud võimetusega seda teha, vaene Dario Amodei, tal on 40 aastat, 42, kui vana ta siis on. Olen teda paar aastat jälginud ja ta vananeb silmnähtavalt. On selge, et ta ei tule olukorraga hästi toime. Jätame kuulujutud ja liigume tehniliste teemade juurde. Nii, et Palantir. Nüüd hakkame näitama erinevaid asju, mida Palantir teeb ja oskab teha. Ta haldab närvisüsteemi, seega teised ettevõtted, kes on loonud foundational mudeleid nagu Anthropi, on vaid väikesed osad suuremast ajust. See meenutab teile väga varem nähtud telesarju. See tähendab, et nad on suutnud ehitada selle, mida 10-15 aastat tagasi telesarjades nagu Anthropic ette kujutati. See on tõsi, et seda kasutati Iraani rünnakute ajal, kuid ei vasta tõele, et see neilt varastati. See oli osa lepingust, mille tarnijad nemad olid ning see sisaldas huvitavat klauslit. See oligi tüli vallandanud põhjus, ütleb ta, kõigi seaduslike eesmärkide jaoks, seega kõigi jaoks. See tähendab kõike ja mitte midagi. Ütleme nii, kes otsustab, mis on seaduslik ja mis mitte, seda saab hiljem kindlaks teha. Täpselt, kui me polnud seda varem ette näinud, hakkame nüüd nägema.
see on 2 teraga mõõk, mille nad ise endale kaela tõid, meil võib-olla pole täna õhtul aega. Aga põhjus, miks mind viimastel kuudel on igal pool ka rahvusvahelisel tasandil interveeritud, on see, et ma olen teinud jaanuari lõpus avaldasin ma seisukohavõttu tehisintellekti platvormide haavatavuse kohta. Aga sellest räägime mõni teine kord. Tehisintellekt, mille ohtlikkusest räägitakse, on juba praegu väga ohtlik tont. Ma proovisin seda selles seisukohavõtus, aga lase mul kiiresti kokku võtta, millised olid selle uurimuse 3 peamist järeldust. Esimene oli asi, mis see mõjutab kasutajat ehk siis meid, aga see ei ole asi, mida nemad tegid põhimõtteliselt selle asemel, et panna kõik tööle nagu tavaliselt. Meie mõtleme süsteemi pilves ehk siis kaugprotsessimine, aga tegelikult ei, kõik tehakse meie enda arvutis. Seega meie protsessori, meie keskse mälu, keskse töötlemise arvelt arvutid lähevad väga kuumaks ja kui kasutame neid sülearvutiga, siis aku saab kõvasti kannatada. Teine osa on sellega väga seotud kõik seaduslikud eesmärgid. See on sellepärast, et nad ise peidavad privaatsuspoliitikatesse kõik, mida nad meie käest tahavad, esitades seda läbipaistvusena. Püüan meenutada, Anthropicu privaatsuspoliitika on 8470 sõna OpenAI oma 12 000 sõna. Kui sa tahad seda lugeda, siis inimene, kellel on kõrge haridus ja teatav intelligentsus, kulutab selleks 1,5 tundi ega saa ikkagi midagi aru. Miks? See on tehtud nii, et sina annad meile kõik. Nagu kõik lepingud. Nagu kõik lepingud, aga nüüd on Mul isegi kapsast meenutatud SIM-kaardi tegemiseks. See keerab talle tagasi, 10. Lehekülgi, mida sa kunagi ei loe. Näiteks hiinlased on väga ausad, lausa brutaalsed. Aga DeepSeek võtab kõigepealt, kui sa sisened telefoniga, see on ühendatud China Telecomiga, see läbib nende kaudu. Kõik kasutatavad teegid on ByteDance'i omad, need on TikToki omad. Nemad jälgivad alati, mida sa teed. Me rääkisime sellest juba varem, kui sa klaviatuuril kirjutad, nemad proovivad aru saada, kas kirjutab Mirko või Ivan. Need on vaid mõned märkused. Et öelda, et oht on juba praegu olemas, see ei ole nii, et see alles tuleb. Või et see tuleb siis, kui avastus tehakse. See on nagu Terminaator, kes tuleb laborist välja. See toimub juba praegu. Küsimus, sest jah, Peter Thiel on sõrmustisanda fänn. Kui te vaatate mõningaid nende kontoreid, siis üks neist kannab nime Rivendell, teine Minas Tirith. Ettevõte, mida nad loovad, peaks tootma rakette, droone ja nii edasi. Ütleme siis kaheotstarbelisi asju, aga siiski pigem kaubanduslikuks kasutuseks. Nad ütlevad, et see on rakett, mida saab teha 20 tavalise tööriista poest ostetava tööriistaga. Seda nimetatakse Anduriliks, mis on Aragorni mõõk, lääne leek. Nii et on aru saada, et nad on selle asja suured nohikud. Loodame, et neist ei saa Sauronit, sest muidu on teine jutt. Poisid, pidage meeles, Mirko ütles, et nad on nohikud, kes kasvasid üles mängides GTA'd ja Call of Duty'd. Olen väga kirglik kõige suhtes, mis puudutab Tolkieni, Star Warsi ja telesarju. Praegu see toimubki. Siin on need eepilised nimed, inspiratsiooni saadi ka Trumpilt. Ma ei tea, kas sul on olnud võimalust näha seda videot, mille nad Pentagonis tegid. See näeb välja nagu Tom Cruise ja tema seltskond. Üsna šokeeriv asi igatahes. Tuleme tagasi Palantiri juurde, siis Palantir... Ei, see ajab naerma, sest need on need kultuurilised punktid, mis on ka mul olemas. Ei, nördi vaatenurgast. Kui keegi vaatab Asimovit, sõrmuste isandat, jää- ja tulelahinguid või Dungeons and Dragonsit, siis ma ei julge siin isegi mõelda. Elon Musk, kes saab 40-aastaseks, 20 aasta pärast on neil Pikachu, Kormitid ja need asjad siin. Noh, siis... Tal on oma periood. Kas oled ette öelnud midagi, mida me varsti ütleme? Isik, kes leiutas süsteemi isesõitvate droonide jaoks, oli üks härra. Ma ei saa nime öelda, kuigi see on avalik, Jaroslav Asimov, kellega eile rääkisin ja kes meid praegu vaatab.
seda, mida me näitame. Igatahes see on ka natuke heaks kiidetud ja üle vaadatud. Ka sellepärast, et selle tegemiseks proovisin ma teha reverse engineering ut, ehk siis ma ei olnud tema projekte näinud loomulikult ja ettevõte, mille ta asutas, kannab nime The 4 Flow. Sina, kes oled Asimovi fänn, see ütleb juba kõik, see ütleb juba kõik, see ütleb juba kõik. Mina oleksin öelnud muul. Ei. Veel üks asi, mida me eelmine kord juba mainisime, kogu tehisintellekti maailm, vähemalt see Ameerika osa, on valdavalt juudi usku ja on õppinud või kursus läbinud Stanfordis. Kellele sa nalja teed? Nad jätsid Stanfordi poolele. Näed, anname selle. Kui tema ka võidab, on imelik vaatama minna. Viimane Oculus meenutab wallhacki, sest sellega mängiti first person shooteri. See jälgib siin põhimõtteliselt termilise nägemise ja erinevate sagedusalade kaudu ja nii edasi, kui keegi liigub seina taga. See on sõna otseses mõttes first person shooteride wallhack, aga päris elus rakendatud. Minge, vaadake seda, sest see on kõhe. Jah, selle asutas Anduril. Millest soovid alustada, Kotam? Alustame mõne fotoga ja lõpetame videoga. Kotam, pane esimene foto. IP, mis on tehisintellekti platvorm. Ehk need nimed peaksid teile midagi ütlema. Tarkvara nimega Gotham, Asilu. Jah, täpselt. Titan, Kotam. Me näeme seda, meil tuleb lõbus. Nii, selle kohta, ma panin ainult mõned pildid, pole mõtet hakata seal demo või midagi muud näitama, sest see on juba paar aastat vana. Jah, põhimõtteliselt nemad tegid seda, mis oli iga inseneri unistus ettevõttes. Kõik teadmised ühest kindlast kontekstist panna ühele platvormile ja need omavahel suhtlema panna. Teadmiste baas tähendab teadmisi, näiteks advokaadibüroo uuringuid ja kõiki nende tehtud kohtuasju alates asutamisest. See teadmiste baas on osa raamatukogust, mis toidab platvormi ja siis püütakse teha midagi, mida nimetatakse teadmiste ülekandeks. Nii et kui tuleb uus noorem töötaja, siis tema juba selle asemel, et istuda kellegi teise kõrvale, näiteks advokaatide puhul selle asemel, et istuda vanema kolleegi kõrvale, läheb ja vaatab ise asju. See on platvorm, mida kasutatakse igas kontekstis. Nii tootmissektoris, kus toodetakse asju, korraldatakse, tehakse, räägitakse ja nii edasi. Siis näitame Mirko Foundry fotot. Jah, see loob töövooge, mis tundub keeruline, kui ta aitab. Kujutame ette, et oleme ühes... Olete graafilist redaktorit kasutanud? Jah, isegi lihtsalt mõni redaktor nagu Adobe, After Effects ja nii edasi. Need, kes kasutavad peamiselt 3-mõõtmelist tarkvara, leiavad selliseid asju. Sellel on suur eelis, kujutage ette tehast ridade, treipinkide ja kõigi minu ehitatud seadmetega. Ja tegelikult, kui on vaja ehitada uus hangaar või teha muudatusi, siis selle abil saab simuleerida kõike, mis võimalik. Erinevaid valikuid te ilmselt ei mäleta, aga esimeses osas ütlesin teile, et üks elemente, mida tehisintellekt kõige rohkem aitab, on just digitaalsete kaksikute loomine. Mis need digitaalsed kaksikud siis on? Ehk mina saad minna laborist otse pilootprojekti ja sealt rakendamiseni, ilma et peaksid ehitama tohutut prototüüpi. Teen kõik vead ja õpin neist tehisintellekti abil. Nii et ma ehitan, ma ei tea, näiteks reaktorite komplekti, ka bioloogilisi. See tähendab, et pole vaja mõelda ainult tuumaenergiale. Ma simuleerin seda, mis võiks juhtuda, kasutades erinevaid tarkvarasid ja algoritme ning saan tulemuse kätte palju kiiremini. See on Gantti diagramm, Leo, mis sarnaneb vooskeemi või seoste diagrammiga. Jah, Leonardo, palju õnne sulle ja Leonardole eelmiste otseülekannete eest. See töötab väga palju nagu multiagentsüsteem, see tähendab, et sa pead mõtlema nii, et iga ruudukene, näiteks inventar, tootmine, materjal ja muu selline on agent. Mis on agent? See on kas avatud või suletud. Härra agent inventar teeb kogu inventaari, mina võtan agent tootmise, panen ta kõrvale ning nende peal orkestreerija, kes juhib nagu dirigent muusikat.
nii ühendab ta inventari tootmisega, nii et kui tootmisel jääb laagritest puudu, siis inventar teab sellest. Ja teeb ka natuke ennustavat hooldust. Seda saab rakendada Ameerika logistikas, mitu raketti on kasutatud, mitu on logistilises plokis rinde taga, mitu ümber paigutada, mitu laos tootmise maht. Pane kõik omavahel seosesse, siis tead, milline on sinu pidev laskemoona vool, mida saad tarneahelas kasutada. Seda saad rakendada pliiatsite lillede puhul, kui oled lillepoodnik. Absoluutselt, jah, teeme nüüd kiire kõrvalepõike ja lõpetame selle kohe ära. See on põhjus, miks esimestel päevadel oli ameeriklaste poolt 1600 rünnakut ja iisraellaste poolt 600-700. Kuidas nii saab? Ja kolonel Stirp ja kindral Kapitiini on seda alati meil õpetanud. Näete, Antropiku ja Palantiiri abiga tehakse seda peaaegu reaalajas. See tähendab tohutul hulgal arvutusi, sihtmärkide valimist, näiteks kontrollimist, siis näitame seda ka. Pärast jõuame meie sinna vastupidisel viisil. Meie teame, kui palju. Pärast ameeriklaste tekitatud segadust Iraagis on paljud laskemoonalepingud avalikud, sest seal toimusid vargused. Sellest tehti isegi film War Dogs, mis põhineb tõesti sündinud lool, Eframi loost. Tiveroni, kes oli juut, ja tema sõbrad, noored poisid, võitsid hanke ning tõid Hiina laskemoona Albaaniast, mis lõpuks jõudis Iraaki. Sellest hetkest pidid nad peaaegu kõik avalikustama. Umbes teame, kui palju patriote toodetakse ja mitu raketti lastakse välja, kui saame hinnata. Võrreldes sellega, mis juhtus. Nii et nemad teavad seda, meie jõuame selleni kaudselt tootmisandmete põhjal. See, mida näeme, pole kõik. Nemad teavad täpselt, kui palju neil on, juurde tuleb ja kasutatakse. Neid kasutatakse reaalajas. See tähendab, et sul pole vaja selle inimese raportit, kes ütleb sulle koha peal. Täna lasi meie Patriot Pack 2 süsteemi välja 20 raketitõrje raketti. Kõik reaalajas otse internetis 1 millisekundiga. Pentagonis teatakse täpselt kõiki patriote planeedil. Kui palju on välja lastud, kui paljud liiguvad, kui paljud on teel ja kui paljud on tootmises. Jah, aga see pole ainult arvestus, Mirko, vaid ka palju kontrollimist. Ma ei hakka seda seletama, sest on pädevamaid inimesi, aga kui sul on vaja mingit missiooni teha, siis on oluline uurida kahjusid, kõrvalmõjusid, võimalikke ohvreid ja muud sellist. Need asjad on alati olnud, kuid neid peab oskama kasutada. Keegi mainib Bugatti süsteemi, jah, nad tegid arvutis sisuliselt tuhandeid simulatsioone ja ehitasid siis ainult 1 mudeli, mis testid läbis, sest enne olid nad teinud tuhandeid simulatsioone. Jah, see, mis selle Iraani sõja esimese nädala jooksul väga hästi töötas, oli ka missioonide omavaheline koordineerimine, tulemuste, tagajärgede ja sihtmärkide analüüs. Kui ma nüüd mälu järgi ütlen, siis kogu selle nädala jooksul on ainult 1 missioon, mis tõenäoliselt tekitab lähipäevil mõningaid vaidlusi. Praegu püütakse uurida just seda Minase kooli juhtumit, kus hukkus umbes 200 õpilast, tüdrukut. Seda märkasime koos Leonardo ja teistega erinevalt eelmisest aastast, mil kõik tegelesid vaid oma asjadega. On selge, et nad on vastutusalad jaganud ja toimub täielik koordineerimine. Esimesed Iisraeli rünnakud toimusid samaaegselt Tomahawkide ja Ameerika Ühendriigid lennukitega, kuid vaid sekundiliste vahedega. Nad teadsid, et kõik oli koordineeritud, kuid vastutusalad, logistika ja tõhusus olid samuti jagatud. Iisraellased keskenduvad põhjaosale, kuna peavad lendama, ameeriklased tegelevad rohkem lahepiirkonnaga. Paljud Tomahawk rakettide rünnakud jõudsid Iisraeli vastutusalasse. Ilmselt, sest iisraellased nii ütlesid. Me vajame teid, üksi ei saa. See erineb varasemast, kui iisraellased tegutsesid ise ja siis tuli B2D. Nad tegid kõike omal käel. Täpselt, see on täielikult koordineeritud, selline koordineerimise tase, et tundub nagu üks ainus armee. Nüüd näitame seda. Siis kui liigume killchaini pildi juurde, on nad tehisintellekti abil põhimõtteliselt vähendanud aega,
kill chain'i puhul ja nad on suurendanud võimet mitmekülgselt tegutseda. See tähendab, et varem tuli missioone siin ja seal teha ning neid voorruumis koordineerida, aga nüüd suudetakse seda teha täpselt ja erinevate sihtmärkide puhul. Kui Mirko arvamust küsis, mõtlesin, et mis nüüd. Seda näitame siis lõpus, aga see ongi see, kuidas satelliitide teema toimib, seda näitan hiljem veel. Näita nüüd Titanit fotot Titan 1 ja 2, seejärel teeme Kotami ja liigume väga huvitavate asjade juurde. Need on veel 2 Palantiiri projekti. Titan on põhimõtteliselt mobiilne jaam, nii et neil on suured jaamad üle maailma. Seda juhib Palantiir, just nagu rääkisime, jaam, mis on paigaldatud moodulile või veoautole. Ja see teeb simulaatoreid, aitab mõista erinevaid stsenaariume, olgu need siis meri, kõrb või lennundus sõduritele, nii et see annab neile täiesti realistliku olukorra. Ja nad suudavad liikuda viisil, mis varem oli harjumatu, ehk siis kuude pikkune treening tehakse nüüd nädalatega kui mitte päevadega. Mirko, nüüd näitame otse kohe Gothami videot ja ma räägin selle peale. Jah, seda videot saame näidata, sest see on Palantiiri video, mitte minu oma. Ainus asi, mida ma tegin, oli see, et lõikasin välja need kohad, kus tegevjuht rääkis. Mitte otse ülekandes. Jah, ma räägin peale. See ongi see, mida ta teeb. Kujutage ette seda satelliidipilti, hiljem selgitan, mis see on ja kuidas seda ristküllikut kasutatakse. Varem seda polnud, mul on ajajoon näitajad. Varem seda laeva polnud, see on Hiina, eks. Ja siis liigume edasi, siis see ilmub. Näitan hiljem, kuidas seda tehakse. Tehakse nivelleerimine, sageli ka automaatselt vastava vektori puhul. Olgu see lennuk, laev või mis iganes meid huvitab, see võib olla ka Jeep või Hammer. Seega sellest hetkest alates püüavad kõik satelliidi konstellatsioonid teda jälgida. Pea meeles, et laev võib transponderi välja lülitada ja satelliit ei ole ööpäevaringselt samas kohas. Mida nad siis tegid? Nad ehitasid selle megaaju ja närvisüsteemi. See oleks Mirko unistus, sest mida see teeb? Mirko on laevaprakker, sa tunned neid väga hästi. Ehk siis mina, ma ei tea. Mida nemad teevad? Nad otsivad kõiki võimalikke uudiseid, ka tsiviilisikutelt, viitesaitidelt. Loomulikult annavad nad rohkem kaalu asjadele, millel on suurem usaldusväärsus, püüavad tuvastada, kus näiteks see laev asub. Nad tegid videos simulatsiooni. Kas te mäletate aegu, kui hiinlased saatsid kalalaevu Lõuna-Hiina merre ja püüdsid teha manöövreid, et aru saada, kuidas luua tõket? Mida see süsteem siis teeb? Kas see süsteem ise on simulatsioon? Proovitakse aru saada, kuhu see laev läks, leitakse see üles, siis võetakse automaatselt ühendust lähima Ameerika sõjalaevaga. Nii et see optimeerib kogu logistika veel kord. Ta loob stsenaariumi, visandab selle ja teeb rea simulatsioone, et aru saada, milline on kõige lihtsam viis blokaadini jõudmiseks. Kuidas oleks kõige tõenäolisem seda murda? Millised kahjud kaasnevad, mida teha, keda kutsuda, milline tehnoloogia? Kui palju vaenlase laevu on piirkonnas, raketisüsteemid, õhus olevad lennukid ja need eskri. Seega annab see parima tegutsemisviisi, mida teises maailmasõjas ei olnud. Teise maailmasõja ajal esines olukordi, kus admiralid, kes said vaenlase laevastikke hävitada, muutsid ootamatult meelt. Siin on sul kõik võimalikud andmed olemas ja isegi komandör või kapten ei otsusta otse. Tehisintellekt ütleb talle, milline on parim tegutsemisviis. Täpselt ja seega see süsteem. See on sulle hea küsimus. Kui palju mõjutab IL strateegilisi otsuseid? 0 siis. Mis on suur keelemudel? See on tokenite kogum ja selle ülesanne on proovida ennustada järgmist tokenit. Mis on token? Nii et ütleme sõna, eks, sest muidu token ei pruugi olla sõna, see on osa toimingust. Aga suured keelemudelid on semantilised, seega põhinevad need sõnadel.
nii et kas ma treenin neid enne või teen enne peenhäälestuse eeltreenitud või järeltreenitud, sellest treenitud elemendist võtan ma parima, sellel, millel on kõige suurem kaal. L, M, I-d olid olulised, kuna aitasid mõtlemist mõista. Nii et nüüd ei tehta enam järgmise tokeni äraarvamise otsingut, vaid mõeldakse väga kiiresti. Kui ma hakkan kõiki meeli kombineerima, me rääkisime sellest siis, kui rääkisime robotitest ja selles kontekstis on see siis arvuti nägemine. Ma kasutan ära ka kõik pildid, mis tulevad satelliitidelt, droonidelt, poisid, ka vaatlustelt. Mirko teeb seda süstemaatiliselt ja käsitsi, võtab Telegrami videod, otsib Ossinti süsteemiga nende päritolu ja metaandmed. Just neid mina. Paljud arvavad, et ma lihtsalt lähen X-i pilte vaatama, kuid Ivan teab, mida see töö tegelikult tähendab. Mirko on hullumeelne. Ta on hullumeelne. Kui Mirko ühel päeval saab Gothami enda kätte, siis leiad teda Ameerika admiralina. See tähendab, et süsteem töötab. Padantivi süsteem teebki seda, see on närvisüsteem, mida otsitakse. Kõik. See annab usaldusväärsuse selle omanikule, välistades valeuudiste võtmise India või Hiina saidilt. Muide, hiljem viitame natuke ka neile valeuudistele, mis on ringelnud. Igatahes see on see, mida teeb närvisüsteem nagu Palantiiri oma. Nüüd küsimus, mille kasutaja esitas, on sellest vaatenurgast huvitav. Jah, juba. GPT ja Cloud, täpsemalt Anthropic Cloud kasutati nüüd miks? Sest see on väga suur kiirendi. Nii et kui mul on närvisüsteem, mis on infrastruktuur, kui sinna panna Ferrari ja neid 1000, siis jõuab palju kiiremini lõppeesmärgini. Mida mina teen? Miks ma räägin sageli hästi Anthropicust? Sest Anthropicu strateegiline tööstuslik valik oli teha B2B otse ettevõtetega. Ja mida ta siis teeb? Ta teeb alati multiagentseid lahendusi. See tähendab, nagu varem öeldud, ta võtab terve rea lüliteid ja tal on väga suur võime panna need koos tööle nii, et need ei läheks hulluks. Näiteks, kui meie kasutajatena võtame pilve ja küsime temalt midagi keerukat valdkondades, mida ta tunneb ja oskab teha, siis teeb ta seda väga kiiresti. Kui anda sama ülesanne ChatGPT-le, võib tal kuluda selleks kuni 30 minutit. Tulemus on veelgi kehvem kui Cloudi puhul, seega Cloud on kiirendi ja seda on nüüd selles projektis kasutatud. Ja see oligi ka põhjus, miks Amodei mässama hakkas. See tüüp oli täiesti veendunud, võib-olla oli ta idealist, et sõjaväelased ütlesid jah, kõikideks seaduslikeks eesmärkideks, mida me silmas peame, kasutame seda. Nii et kiirendi, see oli mudel, aga mitte LLM, vaid MBC mudel. Olgu, ärme lähe detailidesse. Nüüd aga ma lubasin teile koos Mirkoga, et näitame, kuidas süsteemi treenimine käib. Nüüd samal ajal, kui Mirko paned video käima, see seal, kuidas ta nüüd oligi, oota, ma ütlen sulle input, ma arvan, see on see Vene lennukite kohta. Nii, liigume edasi selgituse juurde, kuidas Hiina teema valmis tehti. Siis, kui meil aega üle jääb, seletame talle ka ära, kuidas iisraellased suutsid Teherani liiklusruumidesse sisse pääseda. Ärge rutake, need pole toad, vaid üks tuba, parkla. Okay. See on lihtne video, kus pole päris asju, need on siiski märgitud parempoolsetes kastides, simulatsioonid. See on peaaegu lihtne joonis koos seletusega. Need on tüüpilised videod, kus näidatakse kõiki lennukeid. Täpselt, ma ehitasin väikese tarkvara, mida ma treenisin umbes 50 epohhi jooksul. Epohhid on individuaalsed treeningfaasid arvuti nägemisel põhineva süsteemi puhul, et asju ära tunda. Ma seletasin eelmine kord, mis on, võid edasi lasta hiljem ei. Siis kui ma jätan selle asja lähedale, siis mis juhtub sellega, kes selle tegi? Peame siiski tegema, eriti Lanzara jaoks. Muidu peab ta meid ebakompetentseks. Oleme tema näidatud spetsiaalselt muutnud.
mida tehakse? Ma olin teile selgitanud, et kui räägitakse arvuti nägemisest, kasutatakse alati tehnikat, mida nimetatakse diskriminaatoriks ja generaatoriks. Nii et me genereerime pildi ja siis küsime politseinikult, kas pilt on tõeline või mitte. Olgu, teeme seda 1000 kordi. Kui me treenime mudelit, siis teeme seda eraldi epohhide kaupa. Nii et iga epohh õpetab algoritmile, milline on õige kaal. Seega on meie lõppeesmärk tuvastada objekt võimalikult täpselt. Seega see tarkvara, mille me ehitasin, et seda video treenimiseks kasutada, on loodud nii, et see tunneks objekt ära. Nüüd näitame seda. Kohe on näha anomaaliat, väike ristkülg tuvastatakse automaatselt, kõik protsendid on õiged, seega 97–98% tõenäosust, et see lennuk on just see. See, mis valesti on nimi. Ma panin kõigile nimeks Abrams. Me ei taha ilmselgelt anda vihjeid ega juhiseid kellelegi, kes video alla laeb ja kellel on süsteem juba valmis. Mida meie teeme? Mida ukrainlased tegid? Kui Mirko seda mainis, treeniti teda angaaris. Kõigepealt tehakse piltidega teoreetiline mudel, sest see vibreerib ja liigub samas kui teine oli staatiline. Seega protsent ajakohastub pidevalt ja süsteem jätab kõrvale need, mille täpsus on madal. Seega nende kasutatud närvisüsteemid ei eksi. Miks? Sest neile öeldi kindlasti sihtmärk, see on tõsi, hetkel kui sul on peaaegu absoluutne kindlus, seda pole kunagi. Aga alates 95–98 me ei eksi, seega ma panin nimed meelega valesti. Aga üleval näete, et kaadreid analüüsitakse 30 sekundis ja isik leitakse ning tuntakse ära. See toimub sellest hetkest alates. Tema teab, et 95% tõenäosusega on see lennuk tulevikus AN-12 kapp ja nii edasi. See on viis, kuidas asju treenitakse. Seejärel muutume spetsiifilisemaks, et mõista näiteks Antonovit, Suhoid ja teisi. Me ütleme talle, kus paak asub, nii et ta suudab selle ära tunda just kui kasutaks ta meie silmi põhimõtteliselt. Kuidas õpetada? Kuidas seda tehakse? Allora, kui Mirko, kas lased need väiksed animatsioonid läbi? Siis liigume droonide juurde, määrame enne starti droonile trajektoori. Aga on võimalus, et muide see alus, mida ma kasutasin, see foto, mida ma kasutasin, oli päris ehtne just sellest Vene lennujaamast, kus rünnak toimus. Need väikesed simulatsioonid tegin mina ise. Määratakse trajektoor, kuid arvestada tuleb ka ehituspatsiga. Me ütlesime, et lennuk on tuvastatud, teame selle kuju ja siht kohta. Paagis on siiski võimalus, et väljakul on Tšammato. Või et ta kaotab kiriku signaali või et kohale jõudes peab ta meelt muutma, sest see polnud see, mida ta pidi tegema. Need väikesed ruudud, mida te näete, on kõik verstapostid, mida me oma drooni trajektooril anname. Mirko, ma ei tea, kas sul on mõni klipp sellest rünnakust, sellest altpoolt tehtud rünnakust, altpoolt. Okei, pole hullu. Nii, et paneme selle simulatsiooni käima, siis seletame üksikasjalikult, kuidas see käib, kuidas seda tehakse, mis see on, mille sa enne käima panid. CHTML fail. See on teatud tüüpi veebileht, ma selgitan teile seda. See osa täpselt, just see siin, siis hakkad seda järk-järgult suurendama. Lihtsalt selleks, et oleks arusaadav. Rohelises ringis näeme operaatorit. Üldiselt kasutavad need keerukamad asjad nüüd Starlinki. Starlinki, sest see on suurepärane. See liigub, lisaks hiiglaslikule suurusele kasutab see tähtkuju 2 sagedusriba, Q ja K riba, mis töötavad erinevatel gigahertsidel. Aga need ribad on nii tõhusad, et nendele helistamiseks peaksid olema 30 kilomeetrit kaugusel, seega tavaliselt ei õnnestu see sul.
2 erinevat riba kasutatakse selleks, et suhelda taldriku ja satelliidi vahel, seega nii üles kui alla laadimiseks. Okei, niisiis operaator suhtleb oma baasist Starlinkiga, loob selle sidesüsteemi ja suhtleb drooniga. Aga loomulikult, kui droon läheneb takistusele, võid teda segada või ta kaotab Global Positioning System signaali või on seal segaja. Venemaal on neid väga palju. Seda pole eriti keeruline teha. Okei, aga me peame tagama, et droon jõuaks oma sihtmärgini. Mirko, kelle juurde edasi liigume? Täpselt. Meil on vaja süsteemi. Starlink on seni väga hästi töötanud, tohutu satelliidivõrk. Nii et üks jaam suudab suhelda korraga 2 või 3 satelliidiga. Nii et kui ühega peaks signaal kaduma, on alati olemas varuühendus. Olgu, liigume edasi. Ja siin on 2 sagedusala, mis liiguvad kiiresti erinevatel sagedustel. Just sellepärast on Starlinki raske häirida, sa pead olema lähedal, sa pead olema koha peal. Muide praegu tehakse pidevalt reverse engineeringut. Mirko õpetab seda teile ja meile kõigile. Venelased kasutasid seda paradoksina, leidsid neid mustalt turult ja kasutasid neid. Kui ta suudab isegi antenni drooni külge panna, siis jah, seal ei ole eriti võimalik seda häirida. Nii et nagu öeldud, võib signaal tulla ka erinevatelt satelliitidelt. Venemaa on saanud elektroonilises sõjapidamises osavaks, nii et tihti suudab ta signaale blokeerida, nagu te seal näete. Neid leidub palju ja väga soodsalt, need katavad suuri alasid ja ulatuvad kaugele. Mida see härra on leiutanud? Jarostov. Tema on, pärast näitame teile, kui jõuame lähemale, kuidas tema tehtud süsteem töötab. Tema võttis süsteemi, mida leiab Amazonist, need on tükid, mille ta kokku pani. Tema geniaalsus oli närvisüsteem, aga ta võttis Nvidia kiibi. See maksab $100–150. Kaubanduslik kraam. Siis sobiv kaamera, Raspberry Pi. Itaallased oli uhked, me oleme siiani uhked Arduino üle, mis oli töötlemissüsteem loodud Olivetti kohas. Praegu kasutatakse rohkem plaati nimega Raspberry, kõik need asjad, mis pannakse kokku. Ja mis juhtub alates sellest hetkest? Droonile antakse visuaalne võimekus, tõlgendamisvõime. Isegi siis, kui droon kaotab signaali, astub see süsteem mängu. Need rõngad, need väikesed ruudud, mida me varem simulatsioonides näitasime, on verstapostid. Seega üldjuhul, kui droon kaotab Global Positioning System signaali või see on segatud just nimelt. Ardutsam, Raspberry Pi 5, see plaat, need on isegi hinnad, mille ma teile panin. Tulevane ründaja, kuidas teil õnnestus seda teha? Ma vaatasin otse ülekannet Parabellumist. See on tõsi, närvisüsteem puudub, nii et ta ostab asju ega oska neid kokku panna. Seal on juhkang, nagu te nüüd teate, see on üks parimaid värbamisviise. Droonipiloodid on inimesed, kes oskavad videomänge mängida. Olgu Starlink ja võid edasi minna. See on tarkvara stack, okei. Nii et mida see teeb? Tarkvara. Õpetad droonile, kuidas ära tunda olulisi verstaposte. Kujutame ette niimoodi, me panime talle SIM-is trajektoori, kaardi, offline ja õpetasime talle. Kui lähened lennujaamale, märka hoonet X1XZ. Kui selle ära tunned, saad aru, kas oled õigel trajektooril ja saad end vajadusel ise parandada. Okei, on olemas algoritmid, mis juba tegid seda ja arendatakse järjest keerukamaid algoritme. Miks? Üks suurtest raskustest, täpselt tema parandab oma trajektoori ise, seega üks raskustest sinna ongi täpselt. Näiteks selles olukorras tuvastati sihtmärk, see oli valel trajektooril, ta parandab selle ise. Üks suurtest raskustest. Google Earthi kaart näeb väga ilus välja, seal on tehtud uskumatu töö.
satelliit möödub erineva nurga ja kiirusega, mis pole alati sama. Pead kohandama asimuuti, palju muud ning normaliseerima. Drooni puhul seisneb raskus selles, et talle antud kaart on staatiline. Ta liigub asimuudiga ja muutuva kiirusega trajektooril. Seega pead looma algoritmi, mis selle ära tunneb. Näiteks hoone või sümboolse puu või monumendi ja et ta oskaks ise trajektoori korrigeerida. Just lennuki lähedale jõudes tunneta selle ära ja teab, kuhu minna. Ühesõnaga, see tundub üsna lihtne, aga tegelikult ei ole. Esimene samm tehtud, sihtmärk tuvastatud, parandan, sest õiget marsruuti ei andnud. Kolmandaks olen selle tuvastanud. Ma taban täpselt seda punkti, mis on tiiva all. Täpselt nii. Tiibade kohta, eriti strateegiliste pommitajate puhul nagu Tu-223, mis on pihta saanud. Sa esitasid mulle viimastel päevadel ühe küsimuse, mida tasub nüüd selgitada. Kui meil jääb aega, ma ei tea, kas ma olen liiga pikalt rääkinud või mitte, siis võib-olla jätame, ütle mulle. Enne kui me seda teeme, tänan ma tänase õhtu sponsori, nii saame väikese pausi sellest asjast. Mis muide seletab hästi ka seda, mis eelmine kord strateegiliste pommitajatega juhtus. Tänase õhtu sponsor on muidugi Incogni. Ma lisasin kõik oma e-posti aadressid, ka vähem kasutatavad ning eemaldasin isegi oma naise aadressi. Mina 0, tema väga vähe, seega kasulik. Palun. Mikrofon, ma ütlesin. Kaasaegsete aegade paradoks. Varem maksti selle eest, et silma paista. Nüüd maksame selle eest, et meid ei leitaks. Just nii. Meil on aega, kui soovid midagi avalda. Aega on, jätka täpselt nii. Mõni küsimus. Kõigepealt lõpetame sinu oma, siis saab vajadusel küsida. Täiuslik, mul oleks mõttes 2 punkti. Ühest neist rääkisime juba eelmistel päevadel, see puudutab tehisintellekti võimalusi. Miks olid joonistatud need kujundid, kui oli tehtud viga? See oli tõsi ka suhteliselt hiljutises minevikus. Mõned aastad tagasi said venelased sellest aru. Süürias tehti seda palju. Joonistati kujundeid, et satelliiti petta. Praegu enam nii ei ole, vähemalt minu teada. Loomulikult ei suuda ma kõike kontrollida ega kogu infot skanneerida, aga minu teada on nii. Ainus koht, kus lähinädalatel või kuudel on vaja selgitusi anda, on Minab, see koolijuhtum. See oli rünnak tuleb omistada selle toimepanijale. See on ainus juhtum. Kõik ülejäänud videod, vähemalt need, mida mina olen näinud, olid tõesti võntsitud. Samal ajal, nagu alati juhtub tehisintellektiga, on vanad kuupäevad, mida on töödeldud tehisintellektiga. Ja on 2 vihjet, mis sellele viitavad. Enamik videoid oli filmitud drooni kokpitist. Teades, kuidas iislased ja ameeriklased töötavad, ei usuma, et nad oleksid avaldanud videoid, kus nad viga tunnistavad. See, mida helikopteri juures näha oli, kus tegelikult midagi ei juhtunud, oli teise drooni video, mis olukorda jälgis. Täpselt. Tehisintellekt eksis, ta valis. Absoluutselt, jah. See on loodud ühe silueti jaoks. Tead küll, kuidas saad. Ma ei taha ju avaldada asju, mille pärast me hiljem kahetseme. Aga sa peaksid tegema täpselt samasuguse kujuga asja, ehk siis peaksid tegema palsapuust lennuki või palsapuust helikopteri, et petta, sest seal tõesti, kui annad sellele õige suuruse. Aga ma olen näinud videoid, kus väidetavalt iraanlased joonistasid rajale. Need 3 värvilist lennukit on täielik jama. Aga on olemas väga andekaid joonistajaid, kes suudavad teha ka varje selle 3-mõõtmelise efekti. Natuke nagu te olete näinud inimesi, kes teevad kunstnike maalingud maa pinnal. Tavaliselt kasutatakse lihtsalt täispuhutavaid või makette. Ukrainas kasutatakse palju makette, eriti õhutõrjesüsteemides. Need on peaaegu originaaliga identsed, aga siiski mitte täiesti ehtsad. Kui sa tabad seda, mis peaks olema AIM stardisüsteem,
siis sekundaarseid plahvatusi ei toimu. see pole päris. see küll, ma arvan, et see väheneb järjest rohkem selliste süsteemidega nagu Palantiri Gotham. see teeb sulle palju analüüse, mida sa varem ei teinud. Asimuudi korrigeerimine, silueti suuna korrigeerimine, palju muid asju. kui vari ei klapi ja nii edasi, aga eelkõige võib see minna. Nüüd näitavad kaamerad detaile, varem oli vaid umbkaudne siluett, nüüd on näha, kas mõni paneel puudub, veok on täiesti sile ja isegi käepidemeteta. Nemad saavad sellest teada anda. Vaata ka neid detaile, mida makettidesse ei lisata. Makettides püütakse anda sellele enam-vähem sarnane kuju, aga detailidesse ei minda. Käepideme, rooli kohta, see on mõttetu kraam, aga droon võiks hoopis öelda. Tähelepanu, rooli pole, see ei saa olla päris sihtmärk. Selle tegemiseks on vaja väga kiiret tegutsemisvõimet ja täitmisaega. Ma usun, et pärast viimast rünnakut on satelliidid, mis pole Iraani taeva kohalt vahkunud. Me nägime, kus nad on selles piirkonnas juba kaua paigal olnud. See on märk, et ameeriklased plaanisid rünnakut. Piirkonnas oli äkitselt palju satelliite. Jah, aga ka meie nagu ossinud. Piisab, kui minna Flight Radar 24-sse, näed eile, et neil pole transponder sisse lülitatud ja saad aru, kuhu nad lähevad. On olemas väga ilus video, ma saadan sulle hiljem OTV lingi, mille me nüüd kohe näitame. Teises videos Occupy the Webis, mis näitab, kui ta viimati arreteeriti. Ja see on Mehhikos, kuidas ta nimi oli, ma ei mäleta, aga jah. Flight Radar 24-st sai kohe aru, et CIA ja FBI olid kohal. Näed, see siin. Esimene 2 allpool on ehtsad, ma võtsin need kanalilt, millega ma ka koostööd teen ja nii Hoffmani kanalilt. Occupy the Web, tähendab Occupy the Web, üks maailma kuulsamaid häkkerite õpetajaid. Keegi ei tunne teda nägupidi, kuid ta osaleb ja annab koolitusi erinevatele asutustele, alates NSI-st kuni CIA-ni ja paljudele teistele. See, mida tal paremal näete, on tõeline kiri. Tema õpetas 2022 aasta alguses ukrainlastele, kuidas häkkida suletud ahelaga televiisorkaameraid. Ja vaadake, kui nad rünnati hiljuti allveelaeva allvedrooniga ja nii edasi. Ning mida me olime otse ülekandes selgitanud, minge ja vaadake järele. Kuidas see võimalik on? Et nad juhtisid seda allvedrooni, neil oleks pidanud olema tugilaev või midagi läheduses. Nad kasutasid kaameraid, teadsid reidi avamise ja võrkude eemaldamise aegu ja nii edasi. Ja üllatavalt on ukrainlaste avaldatud video täpselt sama kaamera vaateväljast. Selgitame seda lühidalt kui huvitavat detaili küberjulgeoleku teemal, pikemalt ehk mõnes teises saates. Me paneme korraga liiga palju asju lauale, nagu iisraelased. Kaamerad, eriti suletud ahelaga televiisor või liikluskaamerad, kasutavad protokolli, mida nimetatakse vist ERSTM-iks, reaalajas voogedastuse protokoll. Okei, see on üsna lihtne. Kaamerate tootjad on enamasti samad, peamiselt Hiina ja mõned Ameerika omad, mida on lihtne häkkida. Okei, kuidas seda tehakse? Leitakse kaamera IP ja tehakse brute force rünnak. Aga muidugi teeb seda keegi, kes pole eriti kogenud ja 2 sekundi pärast saab aru, et ta teeb seda. Okei, ta jääb vahele. Need, kes on osavad, kasutavad tehnikaid, mida nimetatakse privaatia. Ostad endale kaamerad, harjutad nendega ja kui oled kindel. Ei, see on veelgi lihtsam kui see. Kahjuks on see lihtsam. Enamik nende seadmete tootjaid jätab need avatuks. Maailm arvab, et häkkeril pole kaamerat. Jah, need jäetakse avatuks, et vajadusel hooldust teha või kontrollida, kas see töötab. Kui leiad ukse, mille avamine on lihtne, paned sinna payloadi ja oledki selle häkkinud. Iisraelased ei ole need tavalised legendid, nad ei ole häkkinud kogu Teherani liiklussüsteemi, nad häkkisid lihtsalt turvakaamera. Jah, näitame seda, sest see võib tekitada hulga küsimusi.
Israellased häkkisid kaamera, mis oli suunatud parklasse, kus parkisid oma eramasinaid erinevate ajatollade ihukaitsjad ja teised. luure tuvastas nad, kas tal oli operatsiooni alustamiseks päästik. Täpselt, täiesti õige. Nagu ütlesime 2 otseülekannet tagasi, tuli rünnak ebatavalisel kellaajal. Lihtsalt sellepärast, et oli selline võimalus. See oli tingitud sellest sündmuste ahelast, alates häkkimisest, tehisintellektist ja nii edasi. Just nii, nad alustasid märgistamise süsteemi, mida varem tegime, nii et iga kord tehisintellekti süsteem, see tuvastas Araxisi masina, jälgis seda, sai aru selle tüübi ajakavast ja mõistis, et kui tüüp oli seal, olid tema ülemused koopas. Sellepärast anti ka luba ja samuti on ametlikud allikad algusest peale kinnitanud, et see oli tehtud. Ajatollah kõrvaldamine viidi ellu, sest nad teadsid, et oli seal, mitte lihtsalt vaatama minnes. Tegid õigesti, et selle lisasid, see oli oluline ja mul jäi see hetkeks kõrvale. Jaroksin selle järgmiselt. Kinnitatud, tõenäoline, võimalik. Olgu, sest on selge, et kõiki andmeid ei õnnestu mõista ega tehta neid avalikkusele või isegi spetsialistidele alati teatavaks. Aga see, mida tehisintellekt juba teeb, Palantiiri-süsteemid teevad, nagu me ütlesime, tohutu andmete otsing, siis andmete ühendamine, seda teeb ikka veel Palantiir. Ja siis tehakse analüüse nende mootoritega, mis ei ole need, mida meie kasutame, nagu GPT ja muud taolised, vaid need on teistsugused. Tõlgime ka vähem tehniliste sõnadega andurid. Mida mõeldakse andurite all? Olgu radar, sihtmärgi lukustamise register, signaalid sfääris, signals intelligence. Seega signaalid, mida teeb ka vastane, fotosatelliidid, luurelennukid ja muu selline. Andmete ühendamine. See tähendab, et võtad kõik need asjad kokku, annad need tehisintellektile, mis neid analüüsib ja ütleb sulle, vaata, selle ja selle põhjal. Minu arvates on sihtmärk siin, mis teeb seda. Okei, siin on inimlik osa, see tähendab inimene protsessis sees. Inimesed ütlevad, jah, okei, tabage seda sihtmärki. Võib-olla mitte kooli, kus on tüdrukud või midagi sellist täpselt. Kes suhel? See käsukiht, kuhu nüüd astub praktiliselt Palantiir. See meenutab tehisintellekti, mis soovitab parimat tegevust. Milline on lähim lennuk, mis võiks selle tüübi pihta pommirünnaku teha arvestades? Turvasüsteemi analüüsis, tehisintellekt. Seal on lennuk 100 kilomeetri kaugusel. Täiuslik, tal on vajalikud relvad. See on tegevuskava arvestades vastaste õhutõrjet ja radareid. See annab talle marsruudi, kuhu minna. Sest kui ootad, et inimene võtaks sellise tehniliste andmete alusel, tuleb kampakaval teha briefing ja plaan. Sihtmärk on põgenenud. Kas sa tegid kokkuvõtte? Ma ütlesin seda väga lihtsalt ja jõuliselt. Täiuslik, ma poleks paremini öelnud. Lisan võib-olla ainult mõned väikesed selgitused lühendite kohta, sest muidu ei saa aru. Dioodi võib-olla pole see isegi õige. Sest Department of Defense, mis on nüüd sõjaministeerium, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance, tähendab Intelligence, Surveillance and Recognition, ehk siis luure, jälgimis- ja tuvastussüsteemid. Meil on ka inimluure. Teenused, okei, siis on satelliidid ja siis on droonid. Ning kogu see andmete kogumine, millest me rääkisime, paneb kõik need uudised kokku. Ehk siis, nagu enne öeldud, kui põhiinfoallikaks on Homeini ihukaitsja auto, see peab süsteemi jõudma. Peame looma mehhanismi selle stabiliseerimiseks. Millised on kaalud? Okei, Homeini ihukaitse auto, tema isiklik, on ilmselgelt olulisem kui koristaja proua auto. Okei. On taustakontroll, sest võib-olla ütleb sulle, et 97% ihukaitsja näotuvastusest. Nii et lõpuks on need inimesed, kes ütlevad poliitikule. Kas võtad riski? Jah, suurepärane, me läheme. Täpselt. Allpool. Jällegi andurite juures leiame veel 2 lühendit, mis tegelikult tuletavad mulle meelde, et ma ei ole teile öelnud. Palantiiri väga oluline projekt, Maven on see kuulus kilp,
kuppel, mida nad nimetavad Golden Dome'iks, midagi sellist. Just see on see kuppel, millest Pentagon unistab. Selle jaoks jah, tubli, said pihta, täiuslik. Nad panevad kõik kokku, iga ruudukese, kujutage ette, et iga üks on agent, kellel on oma kaal. Masiin suudab infot kokku panna ja seda esitada. Poisid, see on nagu äriplaani koostamine ettevõttele ja selle kokkuvõtte kirjutamine kaaskirjana esimesel lehel. Just see jõuab Miralio või kogu asja koordineeriva kindrali lauale. Ehk siis privileegitud teave, kontrollitud teave koos terve rea stsenaariumitega, kus pole enam vaja öelda, et tee uuesti. Arvutused on olemas. Jätkan Killchaini teemal. Siis jälle on meil teave, mis jõuab meieni jälgijatelt, silmadelt, need võivad olla maapealsed või satelliitidel või droonidel. Süsteem ühendab kõik need andmed ja võimaldab meil jõuda samasse punkti, kuhu varem jõuti. Kuulus sihtmärkide kontroll, eks ole, valida välja eelistatud sihtmärgid. Eelistatud sihtmärk võib olla ka oma ajastusega erinev. Seda ütles Mirko. Varem võisid meil kõik andmed olemas olla ja teadsime, et nad kogunevad lõpuks kompleksi. Tavaliselt rünnatakse öösel, kuid meie teeme seda päeval, sest see on õige aeg. Nii et see tuleb nagu mingi teavitus, eks ole, nagu need, mida me telefonile saame, näed. Nüüd on see hetk käes, tee otsus. Sul on positsiooni andmed ja sihtmärgid, need võivad teda tabada. Kas tahad seda teha? Põhimõtteliselt on kõik korras. Täpselt, just nii. Ja siis pärast kontrolli tuleb otsus, juhtimine ja kontroll C2, eks, nii et paneme kõik need asjad enne kokku. Meie kallid analüütikud ja sõjalised eksperdid õpetavad meile, et missiooni otsustamiseks tuli istuda maha, tunde, anda selged juhised. Ja nüüd saad teha X missiooni korraga, isegi samaaegselt. Kõik andmed jõuavad telemeetri kaudu, seega teame olukorda ja see toimub palju kiiremini kui varem. Võib-olla kui ma peaksin kogu toimuvat kokku võtma, siis ütleksin, et ma ausalt öeldes ei tea. Mis on lõppseis, ma näen seda pragmaatilisemalt, tõenäoliselt on see Iisraeli lõppseis, mida on võimalik mõista. Ameeriklaste oma on raskem mõista. Kas ma olen selle kunagi Iisraelile allutanud? Ma ei usu, et neil on oma eesmärk. Ma ei usu, et neil oleks oma enda eesmärki, kui siis ainult apokalüptilise müüdi loomine. Ma usun, et see kõik on sõnum tema peamisele vaenlasele praegusel hetkel. Öelda, vaata, mida me suudame, milleks oleme võimelised. See jah on minu uurimistöö. Räägin teile sellest kiiresti, see on pikk lugu, ööpäeva lootamisel üle. Ma ütlesin teile, esimene osa, see siin, see puudutab meid kõiki kasutajaid. Me kulutame rohkem energiat ja paneme oma arvutid ohtu, kaitstes samal ajal platvormide omi, mis end turvakaalutustel ka isoleerivad. Siis on veel see küsimus, et nad ei ütle meile tegelikult, mida nad meie andmetega teevad. Ja võib-olla kõige olulisem avastus, kõige tähtsam järeldus oli see, mida ma siis uut tegin. Kas discriminator generatori tehnikaga? Ma panin kõik platvormid voogu, nii et nad kõik töötasid koos, tehes koostööd üksteisega ja samal ajal olid kõik üksteise vastu. Olgu. Nii jõudsime järeldusele, et on olemas platvormid, millel on erinevad turvapiirangute ehk turvalisuse võimed. Üldiselt jagame need 2 plokiks. Ameerika platvormid on turvalisemad kui Hiina omad, kuid on üks põhiprobleem, mida ei saa lahendada. Anthropicu platvorm on tugev, seda ei ole lihtne häkkida. Aga kui ma panen selle koostööd tegema teistega, siis teised aitavad mind mitte ainult nende häkkimisel, vaid ka tulemuste saavutamisel, mida ma üksi poleks suutnud saada. Mida see tähendab?
see tähendab, et sa ei saa seda lahendada, see tähendab, et kui sa õpid panema kõik need sinu heaks korraga tööle, siis need võimaldavad sul luua asju, mida me kindlasti näeme lähitulevikus. Kübersõjas, küberjulgeolekus, kas see tähendab, et keegi loob oma kodus viiruse, pahavara üksi oma toas? Ta teeb seda keerukalt. Mõelge, et Anthropic avaldas selle eelmisel aastal, vist augustis ametlikult. Seega ma ei avalda midagi uut. Varjatud, mida ründasid hiinlased gruppnimega GTG 1002, mis on siis üks rühmitus, riiklik tegija, kes viis läbi massilise rünnaku Anthropicu serveritele. Tehisintellekt tegi selle 95% ulatuses täiesti iseseisvalt. Ja see kujutab endast tohutut ohtu. Juba praegu pole vaja Palantiri, mis ütleks Pentagonile, kuidas rünnakut korraldada. Väga halba asju saab teha ka kodust, kui vaid oskad neid teha. Jah, oli varem inimesi, kes seda oskasid, aga neil kulus aasta, nüüd vaid nädal. Või lood sa koondaja, kus koordineerid kõiki open source intelligence andmeid, maismaa, mere, raketi ja õhuandmeid, mis puudutab lende, mereväge ja nii edasi. Sul tekib ülevaade olukorrast, mis näitab, kui palju X lennukit liiguvad ilma transponderita, X laeva on seal ja nii edasi. Lisaks võib-olla ka üldised maailma uudised. Osint, pildistatud 2 on saabunud. Kas see tähendab, et midagi toimub? Ma teen seda käsitsi enam-vähem praegu, kui keegi teeb selliseid koondajaid, arvestades ka seda, mis toimub hasartmängudes, näiteks Polymarketis ja nii edasi. Lisaks sellele, et sõjaväe maailmas on ilmselgelt siseinfot omavaid inimesi ja nii edasi, kes teavad, et rünnak on kohe toimumas. Äkitselt tund enne panustavad nad miljoni. Kuna andmed on olemas, inimesed on selles veendunud, see ongi asja võlu. Sul on vaja Starlinki, jah? Sul on vaja Starlinki. Näiteks selleks, et näha midagi Iraani mägede vahel. Aga selle rünnaku kohta teada saamiseks ei olnud sul Starlinki vaja. Sul olid vaja tööriistad, mis on internetis olemas, näiteks online radar. Meretranspordi jälgimine, open source intelligence uudised ning lennukite liikumise pildistamine ja filmimine. Juba need uudised siin, kui need kokku panna, andsid sulle pildi olukorrast. Absoluutselt. See muudab algaja amatööri võimekaks inimeseks, võimeka inimese väga võimekaks. See on kiirendi. Sul ei ole enam vaja ajakirjanikku, sul ei ole vaja sõpra, kes on piirkonnas ja muud sellist. Sul on koondaja see asi, mis annab sulle kõik need juhised ja ütleb sulle, vaata. Arvestades, mis liigub ja kuidas, tähendab see, et midagi toimub. Seejärel hakkad stsenaariume välja töötama. Mida saad nende sõjaliste vahenditega teha? Kui kaugele nad ulatuvad? Millised relvad neil on? Sest sul on kogu nimekiri relvadest ja sa tead enam-vähem, kui kaugele nad ulatuvad, millised on toetavad vahendid ja nii edasi. See tähendab, et selliste stsenaariumite nägemiseks ei ole sul enam vaja kuulujutte ega midagi sellist. Vaid lihtsalt võime seoseid luua inimesest kaugemal, nagu me praegu veel teeme kõik need andmed, aga 1 aastaga. Teiseks, see, mille jaoks mul kulub nädal, et kuulda ühte luureühendust siit, teist sealt. Kas on tõsi, et ameeriklased on kohale jõudnud? Jah, okei, suurepärane. Tehisintellekt tõi mulle minutiga kogu stsenaariumi välja. Me ei kasuta salajasi asju, vaid ainult internetis olemasolevat teavet, mida tuleb kiiresti seostada. Tema näeb mustrit asjades, mida ei tohiks olla. Sõidukid, mis liiguvad, laevad ja nii edasi. Sekundi jooksul teatab ta võimalikust stsenaariumist ja annab kasvava kriitilisuse teguri. On ka teisi tõusvaid parameetreid selles mõttes. See, kes selle loob, tüsib kõik teised minema. Sul ei pea olema nende taset.
piisab, kui lähened sellele ja see pole raske, kui tead, mida teed. Sest seal sureb arvamusliidrite roll. Ma arvan, et ameeriklased teevad või ei tee midagi sellist, kommentaatorid, ütleme nii, kaovad, kui neil pole sellist tööriista. jah, sul on taas täiesti õigus. Ma töötan palju tehisintellektiga, olen integreeritud tehisintellekti ettevõttesse ja võin öelda, et olen väga entusiastlik. Nüüd teeb see mulle hirmu, sest tundub, et väga vähe on veel puudu. Ma ei ütleks seda, ei ütleks siis Ukraina võidab, okei, Ukraina võidab. See peabki sulle hirmu tegema, sest sa pead end kaitsma, pead looma kaitsesüsteeme, sest sind saab kergemini rünnata, sest sa ei olnud kõike ette näinud. Kõike. Sisemine turbasüsteem ei tohiks hirmutada, kuid see on nüüd kohal ja peame sellega tegelema ning õppima. Mirko oli nüüd teinud selle kirjelduse. Ei, see on tugevdamise tegur. Kuid tark inimene peab kiiresti aru saama, et on ka teisi osapooli, kes võivad teha mõjutustegevust. Olgu, seega meie suudame leida infot, nemad suudavad samuti kasutada tehisintellekti kui tegurit. Valeinfode paljundajana, seega peame alati sammu pidama ja looma meetmeid, et tuvastada valeinfot. Aga häkker tunneb tundmatu lendav objekt ära ja on juba töös. Ega ma ei tea, Obama, mulle tundub, et ta ütles selle kohta midagi, siis öeldi talle, et ta on hull. Nende vaatenurgast mina jälgisin vanu asju, 90-ndad, Majestic 12, siniraamat ja nii edasi. Ameerika merevägi uurib tundmatu lendav objektsid. 97-98% juhtumitest on seletatavad. 3% ütlevad, et need on seletamatud. Seega ufoloogia nähtus ei ole ainult Prado, Obi ja Vorki raamatukeste küsimus ja nii edasi. On olemas mitmeid mereväe uuringuid, mis algasid 50-ndatel. Nad ütlevad, et mõne juhtumi puhul pole seletust võimalik leida. Aga on ka pilootide tunnistusi, kes ütlevad, vaata, see objekt ilmus mu ette ja siis äkki kiirendas, pärast tuli tagasi. Need ei ole hullumeelsed piloodid, vaid rahulikult oma tööd jätkavad inimesed. Sõjaväelane ütles, et asi oli seletamatu, radaritel seda polnud. Võib-olla optiline murdumine, aga tema sõnul oli see suur objekt. Kui Alabamast pärit metsnik lambakasvataja ütleb, et teda röövisid ufod, on see üks asi. Kui lennuki kaptenid räägivad, mida nad on näinud ja ütlevad, et see on seletamatu. Me avasime juhtumi ja ta ei ole hull. Nii et neid on vähe, neid on tõesti vaid murdosa juhtumitest. Muide, sina kui entusiast ja suur ajaloolane, 57. aastal oli Roswelli juhtumiks ameeriklased. Esimene objekt leiti Itaalias 1928. Aastal Mussolini rääkis sellest ameeriklastele, kui suhted olid head. See on tõsi, see lugu on olemas. George Adamski. Seda ma ei teadnud. George Adamski on see, kellel olid need ufod 3 väikese kupliga all. Tegelikult selgus hiljem, et see oli tema lühter. Suur ufomaailma sõber George Adamski. See sarnane tehisintellektiga on teadlasi ja on mõjutusoperatsioone, mis olukorda muudavad. Muide, on väga näha, et seda mõjutustegevust tehakse, näiteks kuidas nad püüavad Amodei ümber ringi sulgeda. Kas sulle meeldib see? Jan Poloski on väga usutav, teda kutsutakse kõikjale ja keegi ei vaide temaga. Aitäh, otseülekanne oli tipp, ootan järgmist. Ei, Stirpe ei võta mind kunagi vastu, ma ei ole võimeline Stirpega koos tegema. On võimalik, et see huvitaks, kuidas on võimalik, et Iraani sõjaväeluure on ikka veel olemas? 1. Neil puuduvad satelliidid ja muu selline, jäädes kaugele hiinlaste või venelaste tasemest. Unusta ära, nad on tugevad just häkkimises. Aga neil ei ole võimsust ega ka pooljuhtide maailma, ütleme nii, et sellist asja teha. Siin. Anthropic miljardid ning kui kõik tehisintellekti ettevõtted kokku liita, on summa veelgi suurem, 100 miljardeid rohkem.
mitte et mitte öelda, aga Venemaa kulutas enda sõda 40 miljardit aastas. Kogu armee peale need kulutavad nüüd juba 100 miljardit aastas ainult tehisintellektile, nagu ütles Marko Bussi. Mis puudutab ka satelliidi küsimusi või telefonisidet, mobiilivõrke, siis erafirmad ületavad riiki tohutult. Suurte agentuuride nagu TNT ja teiste eelarveid, samuti telekommunikatsiooni ettevõtete omi. Need ületavad kogu Ameerika Ühendriikide kulueelarvet. Poisid, Nvidia väärtus on 8500 miljardit. Mõni aasta tagasi arvasime, et Apple'ist pole võimalik mööda minna. Ei. Ainsad, kes seda võisid teada, olid hiinlased. See on tõsi. Ja tegelikult on mõned kuulujutud mõningatest Hiina asjadest, mis seal avastati, aga mitte niivõrd iraanlaste aitamiseks, vaid pigem iseenda aitamiseks. Nad jälgivad väga suure huviga, mis toimub. Sest osaliselt ei tähenda ameeriklaste osalemine Iraani toetamist. Demokratia toomine, režiimi vahetamine, jem. Aga selleks, et näidata, et nemad on endiselt kõige tugevamad ja ka selleks, et näha, kas need uued tehnikad võivad toimida. Hiinlased ei teinud midagi. Nad vaatasid pealt ja vaatasid äärmise huviga. Võib-olla hindavad nad uuesti ka oma võimet ameeriklastega vastamisi minna, kui vahed on nii suured. Või siis mitte. 2 õppetundi, mida me tõenäoliselt võime üsna kindlalt järeldada, on need. Üks neist on see, millest ma sulle rääkisin. Arvan, et see on pigem sõnum Hiinale, et näe, mida me suudame teha. Teine sõnum on kogu see jutt haavatud loomast, impeeriumist, mis oli lagunemas. Et enam ei saanud sõdu pidada, nagu ka Itaalias öeldi, et ameeriklased ei oska enam sõdida. Lisaks arutati minu meelest, et üks rindetest tuleb sulgeda, kas Ukrainas või Lähis-Idas, mida Iisrael pidevalt avab. Muide, kellel enamik vaenlasi juba otsas, peab seda kindlasti mainima. Venezuela mädapaise sulgemine, järgmisena Kuuba, mis minu arvates juba iseenesest tühjeneb. Minu arvates implodeerub see sisemiste probleemide tõttu. Sest tal oli ikkagi, ütleme, päästerõngas, see tähendab päästevahend Venezuelaga, mis hoidis teda vee peal. Tegelikult jõuab seda järjest vähem igalt poolt. Seega tuleb mõned vanad rindelõigud sulgeda, et jääks üks rinne. Põhjus on ka see, et nad survestasid Euroopa taasrelvastamist, lootuses, et ostetakse nende tooteid, mitte et me ise neid toodaksime. Teie tegelete venelastega. Meie käed on täiesti vabad. Iisrael hoolitseb oma rinde eest, kellel on piiril juba suur eelis. Praktiliselt, ütleme otse, Süüria ei eksisteeri, Hamas, Hezbollah praktiliselt olematud. Välja arvatud 2 Küprosel maandunud drooni, mis midagi ei teinud. Ja kas Trumpi diskombobulatorist räägitakse midagi? Trumpil on see diskombobulaator peas, iga päev mõtleb ta midagi uut välja. Aga tõde on see, et üks asi on see, mida ta avalikult räägib ja teine asi on tema tegelikud võimed. Ta ei ole nii naiivne, nagu ta tahab näidata. Ühesõnaga. Üks asi on kindel, septembriks on kõik läbi, sest jah, Ameerika soovib rohkem keskenduda oma huvidele. See on Trumpi ametlik poliitika. America first, siis Ameerika mandrit first ja lõpuks Gröönimaa. Ja nii edasi, kuid see ei tähenda, et Ameerika mõjuvõime oleks muutunud. See tähendab, et inimesed ajavad segamini selle, mida poliitik ütleb, tema kavatsused selle riigi tegelike võimetega. Täpselt nii. Mul võib olla kogu soov vältida esimest maailmasõda, mida ameeriklased tahtsidki teha. Ja ka teist, eks ole, sulguda endasse, teeselda, et see on lihtsalt Euroopa sõda. Aga siis on neil võime sekkuda, olla selles sekkumises otsustavad. Seega, erinevalt sellest ideest, mida Trump vähemalt oma Make America Great Again publikule müüs,
ei ole ameeriklased kaotanud. Lisaks kohalolekule maapinnal, mida Ameerika rahvas enam ei soovi. Jõu ja mõjuvõime seisukohalt on need ainult kasvanud. Viimastel aastatel on nad hakanud tootma uusi asju. Nad mõistsid, et on hiinlastest maha jäänud ning kartsid, et hiinlased jõuavad neile järele ja mööduvad. Ameeriklased on siiski ainus riik, kes suudab vette lasta 10 lennukikandjat. Hävitada riik. See, mis Iraanis toimub, ei sõltu Iisraeli toetusest. Nad teevad seda 2 lennukikandjaga, kujutage ette, 5, 6, 8, aga ainult 2 lennukikandjat painutavad Iraani. See ei ole ju nii palju jõude, eks. Asi on selles, et lennukikandjad teevad tõesti vahe sisse ja tehnoloogia, mis nende taga on. Sul võib olla ka 1000 lennukit. Kui need on Phantomid, TF5-d, TF14 või SU-24, oled sa maha jäänud. Põlvkonnad sa võitled nagu 70-ndatel. Jah, aga tegelikult Mirko, see video, mida nad levitavad, mida me enne pidasime mänguliseks ja rõõmsaks nagu Tom Cruise'i stiilis, see on sisemiseks kasutamiseks. F-35 tulistab alla F-5 ilma solvumiseta. See on nagu Roberto Baggio, üks minu aja jalgpallimüüte kiitleks, et ta võidab põhikooli lapse. See polnud algusest peale võrdne võistlus. Nad ei märganudki raketti. Vaene F-5. Ei, absoluutselt. Nii et nagu ma sulle juba ütlesin, see on ainult sisemiseks kasutamiseks. See ühendab uuesti, võib-olla rohkem kui Maga või Neoconi baas. J.D. Vance'i pole enam näha. Marco Rubio on võtnud üle Skeptri kontrolli. Tõenäoliselt näeme seda veel paar nädalat, kui mitte isegi 1,5 kuud. Küsib, mis uks see on. Bush liigub, mis pole selle asja jaoks just hea nimi. Nad on juba korra ja 2 korda andnud 3-3. Bush toob tõesti halva õnne. Täpselt. See on hea, lõpetame siin, et jääda kompaktseks. Kas oskate soovitada raamatuid tehisintellekti kohta? Niisiis... Vabandust, raske öelda, sest 6 kuu pärast pole tähtis, mida praegu loete. On vana. On juba vana, kui sa sellest räägid. Rääkimata raamatust. Proovige. Millised võivad olla suured sammud ja nii edasi. Kui ootad raamatut, mis seletab täna Antropicot või OpenAI'd, on see juba ilmumise ajaks aegunud, sest tugineb mitme kuu tagustel andmetel. Kui see geenius kirjutab nii kiiresti, siis ei. Soovitan sulle ühte huvitavat, mis on muide ka hea kontakt, nimelt Alessandro Aresu aga ta seletab sulle tehisintellekti geopoliitikat, kui sind huvitab rohkem tehisintellekti tootmise pool. Saad aru ajaloost, kus ja kuidas liiguvad rahad ning kes mida teeb. Mirko on öelnud, et vastame kõigile su küsimustele, kirjuta ka privaatselt, aga praegu ma raamatut ei soovita, sest 2 nädala pärast pole see enam väärt. Mõtle ainult ühele asjale. GPT tuli välja 3 aastat tagasi. Antropicot polnud siis veel olemaski. 3 aasta jooksul on Antropico jõudnud 100 miljonist miljardini ja nüüd teeb see 14 miljardit. Ma ei mäleta ühtegi ettevõtet, mis oleks ajaloos nii kiiresti kasvanud. Tõenäoliselt tuleb 6, 2, 5 või 10 pärast välja uus mudel, mis hirmutab kõiki. Nii et pea alati meeles, pane kõik konteksti, vaata, kelle intervjuusid sa vaatad. Eelistan jälgida otse tegijaid, mitte rääkida osalistega, sest juba nädal eemal olles kaob järjepidamine. Jah, ma võin sulle just selle nõuande anda. See on Jan Poloski jutt. Kujutage ette, kui iga päev ilmuks 20 uut iPhone mudelit. Täpselt. Ma saan sulle selle anda, võib-olla tasub seda tõesti anda. Jaga 2 plokiks. Need, kes tahavad maailma hirmutada, aga konkreetsete andmetega. Jan Poloski, Ilja Satskever, kes leiutas GPT, Jeffrey Hinton, Nobeli preemia laureaat. Need inimesed hirmutavad sind, sest näitavad sulle katastroofi stsenaariumi. Nad hirmutavad sind ja panevad mõtlema.
näitavad stsenaariumi ning intervjueerija püüab lahendada. Aga nii ei saa, tema ütleb. Ei, sa petad end. See jutt 20 mobiiltelefonist tähendab, et kui muutused toimuvad nii kiiresti, et iga päev on 20 uut telefoni, ei jõua sa nendega sammu pidada. See puudutab ennustatavust. Me ei suuda ühel hetkel arenguga sammu pidada. Ta rääkis superintelligentsuse tasemest. Sa ei saa ennustada midagi, mida sa inimlikult ei suuda arvutada. Sa ei saa kõiki muutujaid ette näha. Ta küsib, kas olete näinud ulmefilmi superintelligentsusest? Ei, sest kui suudaksime seda kirjeldada, oleksime selle loonud. Need 3, keda mainisin, vaatavad asju 2 vaatenurgast. Turvalisus ja filosoofia. Nii saab aimu, milline on negatiivne potentsiaal, aga kui tahad aru saada teaduslikust potentsiaalist, vaata, kuhu jõuame. Jälgi Demis Hassabist, Google'ist, DeepMindist, Nobeli keemia auhinna laureaati 2024. Jälgi Fei Feilit, kes on Stanfordi professor, hiinlanna, muide abielus itaallasega, väga tubli. Jälgi ka, mida robotite vallas tehakse, aga nagu Mirko ütleb, ära jälgi roboteid, kes sind teevad. Tai Chi proovi jälgida, kuhu liigub tööstusrobotite ja ka autonoomsete robotite areng. Vaata natuke, mida teeb Boston Dynamics. Ühesõnaga, toitu praegu usaldusväärsest infost, raamatutest, mis sulle seletavad, võib-olla Alessandro Hareso oma. See on huvitav, see seletab sulle ajalugu, geopoliitikat, aga ülejäänu muutub väga kiiresti. Kirjuta meile alati, kui soovid. Kui saame, vastame ise. Kui ei tea, küsime ChatGPT käest ja anname teada. Mirko, kas midagi on siis? Ei, see on natuke liiga pikk. Nii, härrased, ma tänan teid kõiki, kes te meid jälgisite. Teile raha vaja, aga mulle on seda ikka veel vaja. Kasutage seda nüüd, sest varsti pole sellest enam kasu. Nii et see võib olla veel üks põhjus toetada, kui te sellest usute. Ma ei tea veel, kas teisipäeval teen Iraani kohta otse ülekande. See sõltub, kas asi saab läbi. Rünnak X või sarnaste sündmuste kajastamine pole eriti huvitav. Ka seetõttu hävitati 20 raketisüsteemi. Kui midagi suurt ei juhtu, annan ülevaate Ukrainast, sest oleme ajast maas ja kõik pole veel toimunud. Ukraina ründas 4 Vene laeva. Nad ründasid Vene gaasilaeva Malta lähedal. Seal on asju, mis ei juhtu, kuid need on vaiba alla püvitud. Arvestades Iraani sündmusi, siis sõltuvad sellest, kui tõsine on sõjaolukord Iraani, Iisraeli ja Ameerika Ühendriikide vahel. Teen selle teisipäeval. Ukraina kohta siis, kui pole palju uudiseid. Aga Iraani jõudu tuleme tagasi neljapäeval või reedel. Valmistasime koos advokaat Atomo ja Aldo Cianulliga ette veel mõned asjad. Näiteks tuumapotentsiaali ja erinevate uuringutega seotud teemad. Aga see, mis praegu toimub, võtab üle, ühesõnaga kõige üle, nii et palju asju. Aitäh Ivanile, õppige natuke, hoidke neil asjade silma peal ja ilmselt näeme teisipäeval. Suur aitäh kõigile, head ööd ja head õhtut kõigile.